Tere, kallis sõber. Olen siin koos Rahmaninoviga. Kogu öö missa on saatmas seda mu mõtet, mis ma tahan sulle nüüd öelda. Rahmaninov on kuulus vene helilooja, kes minu hinnangul põdes sedasama hingetaudi, mis minagi ja sinagi. Ta varjas seda lihtsalt. Ta varjas seda väga võimsalt, nii et see ei ole isegi ajaloo annaalidesse jõudnud. Ta põdes seda. Ma tunnen selle ära. See on kurbade haigus. Kust tuleb see kurbus meie hinge? Me ei tea. Ma usun, et see on jumalik mõõde. Ehk lihtsustatult Jumal laseb sellel kurbusel tungida meie hinge, võtta üle hingemaastik sellel kurbusel, ühesõnaga anda meile viirus ja anda meile ka vaktsiin. See on väga spetsiifiline tõbi. Selle nimi on alkoholism, vähemalt selline kurbuse tõve, haru ehk tüvi, millest ma räägin, on alkoholism. Ja see on meie laiuskraadil enim inimesi lõikav tõbi. Ta on seda teinud aastasadu. See on ravimatu haigus ja allub väga kergesti ravile, mis peatab selle haiguse kulu ja inimene võib, kui ta soovib ja kui tal on õnne muidugi, oma elu edasi elada täiesti tervena, olgugi, et on ühtlasi ka haige kuni surmani. Selline kummaline tõbi on alkoholism. Miks ma nii enesekindlalt seda räägin? Sest 23 aastat tagasi saavutan ma just selle taseme, kus kohas ma tervenen 23 aastat tagasi jaanuaris. Ma tervenen ja samas ma elan selle haigusega kuni viimse hingetõmbeni selles kehastuses. Nii kummaline on see haigus. See on avali, kõik seda teavad. Kõik näevad selle protsessi, selle haigusprotsessi viljasi, kõiki neid sümptomeid, need on kõik laiali laotunud meie ümber. Ja kui sa tunnistad, et see tõbi on haaranud ka sind, siis oled sa pool teed läbinud. Jäänud on ainult see väiksem pool. See on tegelikult väga lihtne. Eriti lihtne on see inimestel, kes tajuvad Jumalat. Kõik see loojat, mis on absoluutselt kõik õiges. Kui inimene lihtsalt võib öelda, ma usun Jumalasse. Ma usun Jumalat, ma usun Jumalasse. Kui ta saab sinna juurde lisada veel mõõtme, ma loodan tema peale. Ma apelleerin tema abile. Ma ei räägi Kristusest siin praegu. See on minu kogemus. Jumala abile ehk kõrgemale jõule ehk sellele troonile, kus ta istub. Sinna trooni poole vaatab enamik. Sellest enamikust suur osa ei tunnista seda. Ma ei tea, kas seal on vahet sellele, kas tunnistada või mitte tunnistada.
üks on selge, et kui tee on ees tõusnud püsti, siis on põhjust teha algust sellega, et tuleb proovida. Ja sellest ma räägin sulle järgmises osas. Ma ei tea täpselt, kas ma räägin või ei räägi järgmises osas, võib-olla räägin ülejärgmises. Igal juhul ma mõtlen su peale ja ma tunnetan sind ja see on kõige olulisem.